No, suvel Põhjamaa inimene on võimalikult palju päikese käes, tahab päevitada, pruuniks saada. Samas nahaarstid soovitavad rangelt kasutada päikesekaitsekreeme. Nüüd, kuidas mõjutavad päikesekaitsekreemid nahas D-vitamiini sünteesi? No kindlasti kõik asi, mis loomulikku nahapinda katab, on see riideese või mingisugune keemiline ühend, takistab loomuliku naha toimimist, nii loomulikku ainevahetust kui ka D-vitamiini sünteesi, ehk see ei saa kindlasti mõjutada seda positiivses pooles. Jah, tõsi see on, et see hoiab ära mitte küll tõenäoliselt 100% naha vähiriski, aga jah, sõnum kroonilistele päevitajatele ehk siis kõik, mis elus on natukene liiast, on sageli kahjulik. Loomulik päikesekogus kehale, etapiviisiliselt keha harjutamine päikesekiirgusega kevadest läbi suve sügiseni ei tohiks tõsta oluliselt nahavähiriski, et selles mõttes loomulik päikesekontakt peaks ikkagi säilima, et me ei saa minna ka selleni, et me kõikidel juhtudel kasutame päikesekreemi, kui me lähme suvel õue, ehk siis me kogu D-vitamiini peaksime saama kapslitest ja tablettidest. See võib-olla ei ole ka kõige õigem lahendus. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh teile ka ja edu ja jõudu. Aitäh. Päikest.